Miks me otsime rahulolu vastuseid ja häid emotsioone väljastpoolt? Elud on kiired, info liigub kiiresti, meie keskendumisvõime väheneb. Ärevust, rahulolematust, seda kõike on rohkem kui eales. Ja samal ajal sügavaid suhteid on vähem. Me oleme ümbritsetud inimestest, aga me tunneme ennast üksi. Meil on tunne, et me peame olema kõiges head, me peame olema supermodellid, superemad, superisad, edukad karjääris, korras kodud, lähedased kaaslasega, sotsiaalsed sõpradega. Ja kuskil kõige selle sees me justkui kaome ära. Võib-olla on aeg küsida, et mida ma päriselt vajan. Kas ma üldse märkan, kuidas ma ennast tunnen? Kas ma täna sügavalt hinganud olen? Kas seda justkui ei ole kõike liiga palju? Ja millal sa viimati istusid päriselt maha ilma telefonita, ilma eesmärgita ja lihtsalt uurisid, et kuidas mina ennast tunnen? Et kas see juhtub alles siis, kui kõik purskas välja, kas siis pisaratena või vihahoona? Ja kui seda kõike on liiga palju, siis isegi toredad tegevused muutuvad koormaks, et võib-olla et pannud tähele. Isegi sõpradega kohtumine, lastega mängimine. Esimene mõte tuleb, et ma ei taha. Ja see on täiesti mõistetav, sest sellist logelemist, sügavat puhkust, seda on vähe. Käime puhkusel, siis vajame tegelikult hoopis puhkusest puhata. Me surume alla enda vajadused, ignoreerime emotsioone, hoiame tagasi ausat eneseväljendust ja selle asemel me proovime olla kenad ja toredad, aga see kõik, mis meie sees on, et see tegelikult ei kao, me surume need lihtsalt alla, tekivad pinged, tekib frustratsioon ja siis tulebki lõpuks see selline plahvatus, eks ju. Et kas sa märkad, mida su keha räägib, et õlad on pinges, lõug on krampis, hoiad hinge kinni ja meie keha tegelikult räägib meiega kogu aeg, ta annab meile seda infot. Aga siis me võtame kasutusele kiired lahendused, tabletid, imekreemid, masinad, mis lubavad eemaldada kortsud, pekid, mured. Sest olgem ausad, kellel on tegelikult selle kõigega aega tegeleda? Ja samal ajal me nagu ei ütle ka sellele kõigele, et ei aitab, et mina ei lähe sellega kaasa. See ei ole viis, kuidas mina elada tahan. Ja me külvame ülejäänud tegevustega selliselt, et me ei suuda neid täielikult nautida. Ja loomulikult see ei ole kõigil nii, aga paljudel seda on. Me oleme justkui vaikimisi leppinudki sellega, et töö ei peagi meeldima, laste kasvatamine ongi raske. Enamus suhted ei olegi õnnelikud suhted. Et äkki see ei ole normaalne. Äkki me lihtsalt oleme leppinud vähemaga, arvates, et see on tavaline. No mis siis päriselt oluline on, eks ju? Elu kogemine, kohal olemine, enda kuulmine, süvenemine päris suhetesse, tähenduse loomine, samamoodi enda hirmude märkamine ja aktsepteerimine, enda aktsepteerimine siin ja praegu. Ja loomulikult see ei tähenda, et sa võiks enamat tahta. Muidugi ei taha enamat, peabki tahtma enamat. Aga nii, et sa seda teekonda ikkagi naudid ja rõõmuga võtad. Et tänutunne on näiteks üks selline asi, millest alustada. Nagu seeme, mis läheb idanema ja siis tuleb rohkem juurde. Et vaata, proovi iga päev ühe asja eest tänulik olla ja võta mikropause, hinga sügavalt, küsigi iga päev, kuidas ma tunnen ennast. Tee endale list, mis on sulle oluline. See aitab sul kõigele mulle ei öelda. Ja kuula oma keha, kuula oma hinge. Ole lihtsalt kohal, ole kontaktis endaga ja loo sügavamaid kontakte teistega. Võib-olla meil ei olegi vaja rohkem teha, vaid meil on vaja lihtsalt rohkem olla.